keegi teist ei tohi oma välimuse või oma žestidega hakata kedagi teist mõjutama, et kui ma panen lusika sisse karjun, kurat, see on täielik võidutöö ühesõnaga, siis ma mõjutan teid sellega. Ja ka samamoodi, et mulle see küll ei maitse. Jätke see enda teada, see väljendab teie punktidest siin tabelis. Võib-olla kellegi teise jaoks, see võib olla väga hea. Lõppude lõpus tuleb keskmine välja. Siin on erinevatelt eluvandkondadelt inimesi, osad on profid, osad on harrastajad ja see toobki lõpuks selle keskmise välja. Siis hinnake välimust, samamoodi pilguga enne, kui vaatate, et paljud prouad ja kindlasti on ka meesterahvad, kes on hoidjasid teid, on näinud kõvasti vaeva, et võite ka selle eest punkte anda. Hinnake tekstuuri, kas see asi on ülekeend, kas ta on piisavalt krõmps, kas ta on hea täpselt, hinnake maitset, hinnake ka järelmaitset, et vahel kui see esimene maitse võib olla väga hea ja minuti pärast tunned, aga miski hakkab kratsima, käib nagu üle, et te võite ju teha paranduse, tulla uuesti sama toote juurde hiljem tagasi, maitsta veel ja parandada ära. Väga tore konkurss on, hästi üllatavaid asju on ja palju ideid saab. Kas olete ise suur uudiste tegija? Mitte väga. Seoses laste sünniga ilmselt aina rohkem ja rohkem läheb pudrumoosi kodus vaja, aga muidu ma väga suur kokkaja ei ole. Millised on praegu maitseelamused? Suud peab kogu aeg puhastama, et vett natukene lonksama peale, et siin on päris selliseid huvitavaid, siis on jällegi natuke tagasihoidlikumaid ja et siin nagu fantaasia saab lennata, et mis millega sobiks ja kuidas seda kasutada. Ja kas praeguseks mõni on juba 5 punkti ka teeninud? Mõni on jah, et ma olen siin üsna kriitiline praegu veel, aga mõni on siin täiesti nagu vau-efektiga olnud küll. Ja kas teed ise ka hoidiseid? See aasta jäin nagu seente peale, aga see ongi hea, et ma olen siin magusa žüriis nüüd, et seeni tegin tänavu sisse. Mis seeni sisse sai tehtud? Suuremas koguses puravikke. Väga palju huvitavaid asju on. Kas ise teete ka hoidiseid? Kunagi vist väga ammu. Ja mis praegu kõige rohkem maitsnud on? Mul on pooled läbi maitsmata, aga mulle meeldivad just mingid teravamad salatid, mis on võtsikad ja kus on palju küüslauku. No praeguseks on hoidise konkurssi maitsemine möödas, tulemused ei ole veel avalikud. Kuidas on selle aasta emotsioonid? No ma olen väga rahul soolaste hoidistega ja taastun hetkel seente üledoosist, varsti lähen kogun ja lähen magusaid maitsma. Aga soolastest on head emotsioonid. Kas on mõningaid üllatajaid ka? On väga häid innovaatilisi lahendusi, et siin üks, ma arvan, proua on soolanud küüslagu varsi ja marineerinud küüslagu nutte ja õisikuid, ehk siis leidnud rakenduse toorainel, mis tavaliselt lauale ei jõua. Ja mis seentest kõige rohkem meeldis? No porgandiriisikad olid päris head ja oli erinevaid tatikaid ka, et mõnele need libedad asjad ei meeldi, aga mõned nendest olid ikka väga head. Ja tänavu konkursil oli ka 3 veini, kas jõudsite nendega ka tutvuda? Jõudsin nuusutada juba kõiki, maitsala näinud ühte proovi praegu suutnud. Ja üleüldine tase, kuidas võiks hinnata? No, ma arvan, et väga hea ja see, et osalejaid on üle 100, on hea ja mul on tegelikult natuke hea meel, et neid väga palju üle 100 ei ole, et ütleme, eks žürii suutlikkusel tuleb ka kuskil piir ette. Kui keeruline täna oli, kas maitset üksteisest eristada üsna kiire aja jooksul, et kuidas sellega lood olid? Ei, saime hakkama, et on tunda, et siia kehvasid töid ei saadeta, et paar apsakat juhtub sisse, aga üldiselt on väga hea.